Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu 6. istungjärgu 8. töönädala teisipäevast istungit. Ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun Riigikogu kõnetooli Sven Sester. Lugupeetud juhataja, head kolleegid, annan käesolevaga üle rahanduskomisjoni poolt algatatud Riigikogu otsuse audiitori nimetamine Riigikontrolli 2013. kuni 2015. aastaks 3 aasta tegevuse kontrollimiseks. Läbi on viidud hanked Riigikontrolli poolt ja hanke tulemusena on siis jõutud selleni, et parima pakkumise tegi Grant Thornton Rimes OÜ. Ja vastavalt siis selle hanke läbiviimisest saadud resultaadile on rahanduskomisjonil ettepanek siis selline eelnõu algatada ja ta ka lõplikult seaduseks ära vormistada aja jooksul. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe otsuse eelnõu ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus selle edasise menetlemise. Läheme nüüd teadete juurde. Kolmapäeval käesoleva aasta 13. novembril osalevad infotunnis järgmised valitsuse liikmed: peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Urmas Reinsalu ja justiitsminister Hanno Pevkur. Järgmiseks, seoses Riigikogu liikme Kajar Lemberi tagasiastumisega asub alates käesoleva aasta 12. novembrist Riigikogu liikmeks asendusliige Jaanus Marrandi. Kolmandaks, Riigikogu juhatus kinnitas Riigikogu liikmete Neeme Suure lahkumise õiguskomisjoni liikme kohalt ja asumise põhiseaduskomisjoni liikme kohale. Neljandaks, Riigikogu juhatus määras Vabariigi Valitsuse algatatud 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 490 teise lugemise arutelu aluseks olevate dokumentide esitamise tähtajaks käesoleva aasta 12. november kell 17.15. Viiendaks, Riigikogu esimees kutsus Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanekul kokku Riigikogu täiendavad istungid Toompea lossi istungite saali järgmiselt. Esiteks, esimese täiendava istungi 2013. aasta 14. novembril algusega kell 17.00 kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui 15. novembri kella 9.00-ni juhul, kui Riigikogu täiskogu 6. istungjärgu 8. töönädala päevakorras olevaid kõiki eelnõusid ei arutada läbi hiljemalt 14. novembri istungil. Esimese täiendava istungi päevakorras on kõik need eelnõud, mis 8. töönädalal jäid läbi arutamata. Teiseks, teise täiendava istungi 2013. aasta 15. novembri algusega kell 10 kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui 16. novembri kella 9.00-ni juhul, kui esimese täiendava istungi päevakorras olevaid kõiki eelnõusid ei arutata läbi hiljemalt esimese täiendava istungi lõpuks. Teise täiendava istungi päevakorras on kõik need eelnõud, mis esimesel täiendaval istungil jäid läbi arutamata. Kolmandaks, kolmanda täiendava istungi 2013. aasta 16. novembri algusega kell 10.00 kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui 17. novembri kella 9.00-ni juhul, kui teise täiendava istungi päevakorras olevaid kõiki eelnõusid ei arutata läbi hiljemalt teise täiendava istungi lõpuks. Kolmanda täiendava istungi päevakorras on kõik need eelnõud, mis teisel täiendaval istungil jäid läbi arutamata. Neljandaks, neljanda täiendava istungi 2013. aasta 17. novembri algusega kell 9.00 kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui 18. novembri kella 8.00-ni juhul, kui kolmanda täiendava istungi päevakorras olevaid kõiki eelnõusid ei arutata läbi hiljemalt kolmanda täiendava istungi lõpuks. Neljanda täiendava istungi päevakorras on kõik need eelnõud, mis kolmandal täiendaval istungil jäid läbi arutamata. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontroll.
Kohale registreerus 82 Riigikogu liiget, puudub 19. Asume nüüd tänase päevakorra menetlemise juurde. Esimeseks päevakorrapunktiks on Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 481 teine lugemine ja ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna. Palun. Aitäh, lugupeetud juhataja. Head kolleegid, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 481 ehk siis patsiendi vaba liikumise direktiivi ülevõtmine oli sotsiaalkomisjonis arutusel 5 korral. Enne esimest lugemist 2 korral ning peale esimest lugemist teise lugemise ettevalmistamiseks siis 3 korral. Me korraldasime ka 2 eraldi koosolekut siis arutelu jaoks huvigruppidega. 24. oktoobril osalesid istungil Eesti Haigekassa, Eratervishoiuasutuste Liidu, Eesti Patsientide Nõukoja, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haiglate Liidu ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Ja eraldi koosoleku me korraldasime 14. oktoobri istungil, 14. novembril, kus osalesid apteekrite, 14. oktoobril ja esimene huvigruppidega istung toimus 24. septembril. Lihtsalt läksid kuud segamini. Ja siis osalesid apteekrite ühenduse, apteekide ühenduse ja apteekrite liidu ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Ja kuulasime ära siis osapoolte arvamused ja ettepanekud. Sotsiaalkomisjoni pöördus ka oma ettepanekutega Eesti Nooremarstide Ühendus ja komisjon otsustas toetada Eesti Nooremarstide Ühenduse ettepanekuid ning muuta tervishoiuteenuste korraldamise seadust nii, et tervishoiutöötaja võib osutada tervishoiuteenuseid mitte ainult omandatud erialal, vaid ka omandatud kutse piires. Ja ettekandja, ma korra vabandan teie. Head ametikaaslased, saalis on sumin. Ma palun austame ettekandjat, austame neid ametikaaslasi, kes soovivad kuulata eelnõu 481. Aitäh teile. Palun ettekandja. Aitäh. Riigikogu liikmed, komisjonid ja fraktsioonid eelnõule muudatusettepanekuid ei esitanud. Sotsiaalkomisjon vormistas eelnõule 2 muudatusettepanekut koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Ja esimene muudatusettepanek käsitleb nooremarstide probleemi lahendust selliselt, et ka tervishoiutöötaja võib osutada tervishoiuteenuseid mitte ainult omandatud erialal, vaid ka omandatud kutse piires. Teine muudatusettepanek käsitleb ravikindlustuse seaduse rakendussätte sõnastust. Muudatusega täiendatakse ravikindlustuse seadust rakendussättega, milles sätestatakse, et Eesti Haigekassa maksab kindlustatud isikule piiriülese tervishoiuteenuse hüvitist nende tervishoiuteenuste ja nende osutamise käigus välja kirjutatud retseptiravimite ja meditsiiniseadmete eest, mis on osutatud või välja kirjutatud alates 2013. aasta 25. oktoobriks. Ehk siis 25. oktoober on see kuupäev, mil see direktiiv jõustus üle-euroopaliselt, kuid meie ei olnud võimelised seda direktiivi rakendamise seadust siin vastu võtma, nii et meil on rakendussäte tagasiulatuvalt, kuna on teada, et päris mitmed Eesti patsiendid juba lähevad selle direktiivi raames, siis enne seda, kui me selle seaduse rakendame, piiriüleselt Euroopa Liidu mõnda teise liikmesriiki siis oma teenuseid saama. Ja selle muudatusettepanekuga tagatakse isikute õigus saada piiriülese tervishoiuteenuse hüvitist alates direktiivi ülevõtmise kuupäevast saadud tervishoiuteenuste ja nendega seotud retseptiravimite ja meditsiiniseadmete eest. Eraldi teema, mis oli pikalt arutusel, oli Eesti Apteekide Ühenduse ja Eesti Apteekrite Liidu pöördumine seoses apteekrite nimetamisega tervishoiutöötajateks. Ühispöördumises taotleti eelnõu muutmist nii, et proviisor ja farmatsoid oleksid määratletud tervishoiutöötajatena ning ravimite väljastamine ehk siis apteegiteenus oleks määratletud tervishoiuteenusena. Komisjon arutas mitmel korral apteekrite tervishoiutöötajateks määramise probleemi ning apteegiteenuse seotust tervishoiuteenusega. Sotsiaalkomisjon on oma
istungil heaks kiitnud varem raporti kvaliteetse ja jätkusuutliku apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisest ning peab vajalikuks jätkata diskussioone apteegiteenuse laiendamise ja parema tervishoiu integreerituse üle peale Praxise vastavasisulise uuringu valmimist. Poliitikauuringute keskuse Praxis korraldatav uuring nimega Kaasaegse apteegiteenuse roll esmatasandi tervishoiu osana Eesti tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel valmib lähiajal. Sotsiaalkomisjon leiab, et apteekrid võiksid olla tervishoiutöötajad, kuid apteekrite nimetamine tervishoiutöötajateks ning apteegiteenuse määratlemine tervishoiuteenusena tuleks lahendada eraldi seadusega. Ka Sotsiaalministeerium on alustanud vastavate seaduste väljatöötamist. On kokku lepitud, et kõik tervisevaldkonna olulised otsused tehakse peale seda, kui need on hea tahte leppe ringis läbi arutatud. Enne otsustamist tuleks kõik aspektid, sealhulgas mõju tervishoiu rahastamisele, põhjalikult läbi arutada. Ja apteekrite nimetamist tervishoiuteenuste osutajateks arutas ka hea tahte leppe ümarlaud meie seaduse menetlemise käigus samal ajal ja seal otsustati ühiselt, et kuna tervishoiutöötaja mõiste laiendamine ei ole piiriülese tervishoiuteenuste direktiiviga otseselt seotud, siis liigutakse selle teemaga edasi eraldi eelnõu raames. Vastav kirja on ka Sotsiaalministeerium Sotsiaalkomisjonile saatnud ja järgmine hea tahte leppe koosolek siis vastava sektori esindajatega toimub juba 27. novembril. Ja seal teevad siis apteekrite ühenduse esindajad ettekande apteekrite rollist esmatasandi tervishoius. Ning seejärel asutakse eelnõud koostama. Juhtivkomisjoni menetluslikud otsused olid siis järgmised, et Sotsiaalkomisjon otsustas 5. novembri koosolekul konsensusega saata eelnõu teisele lugemisele 12. novembril käesoleval aastal ning teha ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada. Ja juhul, kui eelnõu teine lugemine täna lõpetatakse, siis teeb komisjon ettepaneku saata eelnõu kolmandale lugemisele 14. novembril. Aitäh! Aitäh ja ettekandja, teil on vähemalt 2 küsimust. Erki Nool, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, austatud eeskõneleja. Küsiksin piiriülese tervishoiuteenuse kohta, et iseenesest see on ju väga hea ja tervitatav muudatus. Aga kuidas peaks käituma need patsiendid, kellel on selline operatsioon, mida Eesti Haigekassal ei olegi kvoodi all, et on suhteliselt palju selliseid operatsioone, mida Eestis ei tehta, aga haigekassa ja tänu sellele haigekassal puudub ka kvoot, mida nagu tasustada pärast. Aitäh! Aitäh, hea küsija, et kui sellel patsiendil on näidustus, et ta peab saama selle konkreetse meditsiiniteenuse, selle operatsiooni ja seda Eestis ei tehta, siis ka täna on juba see süsteem olemas, et siis arstide konsiilium teeb vastava otsuse ja kui leitakse kuskil välisriigis see võimalus vastava teenuse saamiseks, siis see patsient selle teenuse saab ja haigekassa hüvitab siis need kulud. Ehk siis see ei ole tõesti osa sellest patsiendi vaba liikumise direktiivist sellisel juhul, aga kui meie Eesti haigekassa ravikindlustusega isik vajab vastavat teenust ja see tema tervise korda teeb, siis ka juba täna on see metoodika ja see süsteem olemas, kuidasmoodi ta saab seda teha siis väljaspool Eestit. Aitäh! Mihhail Stalnuhhin, palun! Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma üsna vähe jagan nendes küsimustes. Ma edastan teile ühe perearsti küsimuse. Ta soovis teada, kas peale selle seaduse jõustumist tekib tal võimalus välja kirjutada retsepti ravimile, mis ei ole müügil Eestis, kuskil, näiteks Portugalis, eks ju. Kui seda õigust tal ei teki, siis kui patsient saab selle retsepti mingis teises riigis, eks ju, kas talle tasutakse ära see ravim, kui seda ei ole, ma nüüd ei tea, nendes ravimite registris või kuidas seda nimetatakse, eks ju, et selline praktiline küsimus. Aitäh. Aitäh. Tähendab, see eelnõu siin sätestab neid
ka ravimite väljakirjutamise või ehk siis hüvitamise süsteeme, mis siis tehakse vastavalt selle piiriülese raviteenuse käigus. Ehk siis kui meie Eesti patsient läheb kuskile Euroopa Liidu liikmesriiki ja saab selle ravi, siis talle hüvitatakse ka ravimid selles mõttes. Mida ei hüvitata, on oma osalus, mida ei hüvitata, on transport ja ööbimiskulud. Ehk siis need on patsiendi enda teha. See eelnõu ei laienda Eesti apteekrite ja kogu seda retseptiravimite väljakirjutamise süsteemi. Ehk siis Eestis ikkagi Eesti perearst saab välja kirjutada neid ravimeid, mis on Eesti ravimisüsteemi ja kõikide lubade ja registritega lubatud siis Eestis. Need on tema õigused ja neid me siin ei laienda. Aitäh. Viktor Vassiljev, palun. Aitäh, härra juhataja. Hea sotsiaalkomisjoni esimees, inimesed elavad, inimesed surevad ja sugugi mitte alati kodus ja oma voodis. Mõni läheb välismaale ja sureb hoopis seal ära, mis on temast väga inetu. Ja siis on sellega jamasid kui palju. Ja kui juhtub niimoodi, et seal tehakse näiteks lahang, mida inimene ei ole ise ei plaaninud ega tellinud, kas siis Eesti Haigekassa maksab selle lahangu kinni, sest see on tervishoiuteenuste nimekirjas ja Haigekassa hinnakirjas täiesti olemas, et lihtsast lahangust mingist 45 eurost kuni seal keerulisemateni ligi 150 eurot. Kas makstakse Eesti Haigekassa poolt välja, sest neid igasuguseid kulusid on selliste juhtudega küll ja küll inimestel. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Vot seda lahangute teemat me eraldi siin ei käsitlenud komisjonis, küll aga mille üle oli arutelu, et kompenseeritakse neid teenuseid, mis on Eesti Haigekassa nimekirjas. Samal ajal peaks olema tegu minu loogika järgi raviteenusega, selles mõttes lahang on juba teine teenus, et kas ta on terviseteenus või mitte. Sellisel juhul tulekski vaadata täpselt seda korda ja seda nimekirja, mille kinnitab siis Haigekassa nõukogu peale seda, kui me oleme vastu võtnud selle seaduse siin. Selles mõttes, et selle delegatsiooni normi me oleme andnud ja ma arvan, et meil on hea kolleegiga võimalus seda küsimust tõstatada Eesti Haigekassa nõukogus. Ehk siis kas see on või ei ole seal nimekirjas. Suur tänu. Enne Eesmaa, palun. Suur aitäh, austatud ettekandja. See, et apteekrid on meditsiinitöötajad, on igapäevasest elust ju praktiliselt meil kõigile teada. Nad annavad meile nõu, seda rohkem, kui ei ole võimalust oma arstiga kontakteeruda. Ma küsin seda, et arvestades meie lähiriikide ja Euroopa üldist praktikat, kas me selle sammuga pigem läheme Euroopa tavade poole või läheme üldisest tasemest mõnevõrra ettepoole? Kuidas on Soomes, Lätis, Rootsis, kas nemad on ka meditsiinitöötajad, apteekrid? Aitäh. See on väga hea küsimus selles mõttes, et me vaidlesime väga põhjalikult ja väga palju sellel teemal eelkõige Sotsiaalministeeriumi esindajatega. Et loomulikult me peame apteekreid tervishoiusüsteemi osaks ja täna nad ka on selles direktiivis siin kirjeldatud kui tervishoiuteenuse tervishoiuteenuses osalejad. Aga see vaidlus oli natuke põhimõttelisem selles mõttes, et mida me näeme, mida mina näen, võib-olla ma väljendan siin oma isiklikumat seisukohta rohkem, on see, et me peaksime rohkem kaasama või ütleme, täie potentsiaaliga kaasama apteekrid ehk siis proviisorid eelkõige Eesti tervishoiusüsteemi esmatasandisse, et võimaldada inimestel paremat kättesaadavust eelkõige esmatasandi teenustele ja ka see nõuaks täpsemat regulatsiooni kui ainult nende nimetamist tervishoiutöötajateks, mis oli siis see konkreetne ettepanek sotsiaalkomisjonile selle direktiivi raames. Ehk siis me peaksime selgeks vaidlema, milliseid konkreetseid teenuseid, mis tingimustel, millise vastutuse ja millise rahastamisega siis apteekrid hakkaksid tulevikus osutuma. Ja selles mõttes meil ei ole siin eriarusaama ka Sotsiaalministeeriumiga, kuid see nõuab väga mitmete erinevate seaduste muutmist ja detailset teema läbitöötamist. Kuni näiteks selleni välja, et täna apteegid teevad näiteks reklaami, kuid kui nad osutavad tervishoiuteenust, siis tervishoiuteenust tegelikult reklaamida ei tohi.
ehk siis see puudutab väga laia ringkonda erinevaid küsimusi, mitte ainult tervishoiusüsteemi regulatsioonides, vaid ka laiemalt, võlaõiguse, reklaamiseaduse, mida iganes. Mida me saavutasime selle menetlemise käigus on see, et need kohtumised siis selle sektori ja Sotsiaalministeeriumi esindajate vahel toimuvad, nad on konstruktiivses õhkkonnas ja samamoodi valmib ka meie enda poolt tellitud uuring apteegiteenuse kvaliteedi kohta ja osutamise võimaluste kohta, mitte ainult linnapiirkondades, vaid ka maapiirkondades. Ja ma näen, et tegelikult riigil läbi selle, kui nimetatakse apteekrid tervishoiutöötajateks ja kehtestatakse konkreetne regulatsioon, tekivad ka suuremad võimalused apteegiteenuse kättesaadavuse tagamiseks maapiirkondades näiteks. Nii et see on see teema, millega ma loodan, et juba ja veel ka see Riigikogu koosseis saab põhjalikult tegeleda ja me saame tegelikult kehtestada selle olukorra, mis rahuldaks eelkõige patsiente, mis tagaks apteekrite, kes on omandanud ka kõrgema arstihariduse, nende väärikuse ja kokkuvõttes, mis võimaldaks meil pakkuda paremat tervishoiuteenust eelkõige esmatasandil omaenda inimestele. Aitäh. Erki Nool, palun. Aitäh. Ma küsingi selle eelmise küsimuse jätkuks, et kas siis hilisem, kui me teeme apteekrid või proviisorid esmatasandi tervisepakkujateks, kas siis meie Eesti Haigekassa kulu tõuseb või väheneb? Aitäh. Aitäh. Tõepoolest võib juhtuda nõnda, et teatud teenuseid võiksid hakata osutama ka apteekrid, aga ma ütlengi, et see on juba järgmiste diskussioonide teema ja miks ka mitte Eesti Haigekassa siis nende teenuste eest ka tasub. Aga Eesti Haigekassa regulatsioonid on väga täpsed, see peab olema ka konkreetne kulu arvutus taga, sest et ega see ongi olnud seni meie tervishoiusüsteemi suur viga, et me oleme lähtunud patsiendi ravikuludele ainult sellest jooksvast kulust, mis konkreetselt tekib. Samal ajal peavad olema taga arvutused, kui meil on õigeaegne sekkumine, näiteks juba apteekrite tasemel, esmatasandil, siis võib-olla me hoiame hoopis tulevikus kokku palju keerulistemate raviprotseduuride pealt, kui me oleme õigeaegselt suutnud näiteks mõõta veresuhkrut või teha mingisuguseid teisi selliseid kergemaid ja lihtsamaid tervishoiu toiminguid ja tervishoiuteenuseid osutada, milleks täna on apteekritel juba oma kutse omandamisel kvalifikatsioon olemas. Ehk siis mina käsitlen seda kui pigem võimalust esmatasandi teenuse pakkumise võimalusi laiendada ja just nimelt, et me tulevikus hoiaksime kokku võib-olla nende kallite operatsioonide ja kallimate tervishoiuteenuste osutamise pealt. Aga see on juba analüüsi ja vaidlemise koht siin. Aitäh. Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud koosoleku juhataja, ettekandja. Lugesite küll ette terve pika rea, aga ma põhimõtteliselt ikka väga hästi aru ei saanud, et miks me ei suutnud neid apteekreid juba olemasoleva eelnõu raames esmatasandi tervishoiutöötajateks teha. Okei, kui te nii olete otsustanud, aga kas teil on arusaam või ministeeriumiga läbi räägitud, et mis tempos siis liigutakse tulevikus selle uue eelnõuga, et need apteekrid ikkagi esmatasandi tervishoiutöötajateks saaksid, et millal me võiksime selle eelnõu juurde jõuda siin Riigikogus? Aitäh. Aitäh. Ja küsija, ega küsimus on väga õige, et ega sellest ongi väga raske esmapilgul aru saada. Et me kõik teame, et apteekrid, eelkõige proviisorid, kes on omandanud kõrgel tasemel arsti kutse, et nad ongi tegelikult ju tervishoiusüsteemi osad, me niimoodi ka suhtleme, et nad ei ole lihtsalt suvalised poemüüjad või kassapidajad. Need on eriteadmised, nad annavad täna inimestele nõu ja ka teatud juhtudel osutavad juba ka tervishoiuteenust. Probleem oli selles, et direktiivis on loetelu, kus on siis üles loetletud siis need isikud, kes on tervishoiutöötajad. Ja direktiivi loetelus on kirjas ka proviisorid, ehk siis meie mõistes ka proviisorid. Samal ajal direktiivis on ka eraldi punkt kirjas sellest, et see direktiiv ei korralda ümber riigisisest tervishoiukorraldust ja neid seadusi. Ja Eesti probleem on täna selles, et kõigis teistes seadustes me nimetame proviisorid ja farmatseute. Farmatseutidel on madalam ettevalmistustase.
Meie käsitleme neid kõiki täna koos ja nad ei ole meie Eesti-sisese õiguse mõttes tervishoiutöötajad selle juriidilises mõistes. Kui me oleksime lihtsalt muutnud ära ja tulnud vastu apteekrite liidu ettepanekule ja selle juriidilise võrdsustamise teinud, siis meie enda seadusandlus ei oleks jõudnud kaasa tulla. See nõuab lihtsalt suuremat ja detailsemat tööd, kuni tõesti selleni välja, et me nimetame ära konkreetselt need teenused, need kriteeriumid, ka selle tasustamise süsteemi, ehk see nõuab rohkem tööd. Sotsiaalministeerium on öelnud, nagu ma ka seletuskirja palusin selle sisse panna nende enda kirja alusel, et järgmine hea tahteleppe koosolek toimub juba 27. novembril ja siis alustatakse seaduse väljatöötamist. Ja ma ise loodan, et me järgmise aasta esimeses pooles saame seda seadust juba siin arutada. Sest et meil on selgelt täna ka probleem esmatasandil perearstide ja pereõdede nimekirjade täitmisega, ehk siis neid spetsialiste on vajaka päris paljudes piirkondades ja ma ise leian, et peaksime kasutama ära maksimaalselt selle potentsiaali, mis meil just nimelt inimressurssi arvestades on kõrgharitud arstide näol, ka apteegiteenuse osutajate juures eelkõige proviisorid. Nii et koostöös teiega ma loodan, et Sotsiaalministeerium teeb usinasti tööd ja Sotsiaalkomisjon kindlasti jätkab selle teemaga tegelemist. Aitäh! Helmen Kütt, palun! Tänan, härra eesistuja, austatud komisjoni esimees. Ma tean, kui palju komisjon selle teemaga tegeles ja kui palju erinevaid inimesi me ära kuulasime, selle tõttu ma ei esita sulle sellist küsimust, nagu ma poleks komisjoni ruumis viibinud. Aga kummaline on see küll, sest ka komisjonis me arutasime ja kuulsime, et alles peale komisjoni arutelusid hakati suhtlema perearstidega, kellega eelnevalt Sotsiaalministeerium seda teemat üldse arutanud ei olnud. Ja samas, kui oli teema, et ravimid võiksid näiteks olla osaliselt ka toidukauplustes müügil, siis öeldi, et ei, mitte mingil juhul, sest sellega peab tegelema ainult tervishoiutöötaja. Et kas sinul on kindel lootus ja usk ja kas sa ka komisjoni esimehena saaksid nagu selle eest seista, et vähemalt Riigikogu see koosseis selle seadusega tegelikult vastu võtab ja need inimesed, kes on apteekrid ja farmatseudid, saaksid olla siis esimese aasta tervishoiutöötajad? Aitäh! Mul on, hea küsija, ainult ministri sõna ja Sotsiaalministeeriumi poolne kiri selles suhtes, et sellega tegeletakse, seadus töötatakse välja. Ma tõesti loodan ja ma arvan, et koos anname oma panuse, et meie ka see Riigikogu koosseis juba saab sedasama teemat arutada järgmise aasta esimeses pooles. Et ega teema on keeruline, aga ma näen, et apteekrite ja apteekide ühenduse ja ka teiste sektoris töötavate inimeste huvi selle vastu on väga suur ja teistpidi ka riigi enda huvi peaks olema suur, et võimaldada inimestele esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavust. Ja ega Sotsiaalkomisjon selle teemaga tegelemist ju ei lõpeta ja meil on võimalus küsida järgneva aja jooksul, et mis seisus selle seaduse ettevalmistamine on. Mis puudutab perearste, siis väga tähtis on ka perearstide arvamus. Selles mõttes tõepoolest Sotsiaalministeerium ega ka meie komisjon tegelikult selle teemaga seoses ei saanud eraldi perearstidega kokku, kuna meie vaidlus oli pigem juriidiline. Seda ma tean, et nüüd Sotsiaalministeeriumi töös ega selle hea tahtelepingu raames on perearstid kaasatud, ehk siis nende enda arvamus on väga tähtis, kuna nemad on täna esmatasandi peamise vastutuse kandjad. Nii et ma loodan, et see sektor suudab koos töötada, et ei minda sellisesse oma ameti kaitsesse, vaid vaadatakse eelkõige patsienti huvidest lähtuvalt ka esmatasandi tervishoiuteenuse osutamise võimalusi ja meie saame siin juba lähimatel kuudel seda seadust arutada. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu, kolleeg Margus Tsahkna. Head kolleegid, nüüd on meil võimalus avada läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei ava. Antud seaduseelnõule on 2 muudatusettepanekut, vaatame nad siis läbi. Esimene sotsiaalkomisjoni poolt, tähendab juhtivkomisjoni poolt arvestatud täielikult, teine samuti juhtivkomisjoni poolt on arvestatud täielikult. Me vaatasime läbi kõik muudatusettepanekud. Seaduseelnõu 481, sest see teine lugemine on lõpetatud.
Järgmiseks päevakorrapunktiks on Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu 496 esimene lugemine. Ettekandjaks panen kõnepulti majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi. Palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, austatud Riigikogu liikmed. Valitsus esitab teile riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille peamiseks eesmärgiks on Maanteeameti poolt teostatavate toimingute ja e-teenuste keskkonnas teostatavate toimingute eest võetavate riigilõivumäärade diferentseerimine, soodustamaks Maanteeameti e-teenuste tarbimist. Selleks, et vähendada inimeste sundliikumisi ja parandada avalikke teenuseid, peame lähtuma soovist avaliku sektori teenuste kujundamisel eelistama lahendusi, mis võimaldavad nende elektroonilist kasutamist. Maanteeamet on planeerinud 2014. aasta algusest kasutusele võtta e-teenuste keskkonna, kus klientidel oleks võimalik sooritada erinevaid toiminguid ilma, et oleks vaja külastada Maanteeameti liiklusregistri büroosid. E-teenuste keskkonna kasutusele võtmine omab mitmeid positiivseid mõjusid, toon neist mõned välja. Esiteks vähendab isikute liikumisvajadust, võimaldades säästa aega, vähendada liikumisele tehtavaid kulutusi. Teiseks võimaldab e-teenuste keskkonna kasutusele võtmine tarbida teenuseid kogu ööpäeva läbi. Kolmandaks väheneb liikluskoormus Maanteeameti büroode ümbruses liiklusega kaasnevate heitgaaside ning müra negatiivset mõju. Ja neljandaks võimaldab kiirendada liiklusregistri büroodes teenuseid tarbivate isikute teenindamist. Selleks, et e-teenuste kasutamist populariseerida, on vaja inimestele pakkuda ka üheselt tajutavat materiaalset kasu, millega eelnõu kohaselt vähendatakse e-teenuste tarbimise riigilõivumäärasid 20%. Teisalt korrigeeritakse ülespoole Maanteeameti büroodes teostatavaid toiminguid riigilõivumäärasid 5% võrra. See peaks motiveerima täiendavalt inimesi kasutama uusi e-teenuseid ning ülespoole korrigeerimise põhjus on ka aasta-aastalt suurenenud maanteetranspordiga kaasnevad negatiivsed mõjud ühiskonnale, sealhulgas keskkonnakahjud, lisanduvad sotsiaal- ja kindlustuskulutused, mida otseselt või kaudselt kaetakse ka riigieelarvest. Eelnõu on seotud ka 2014. aasta riigieelarvega. Nimelt see eelnõu näeb täiendavaid riigieelarve tulusid suurusjärgus 650 000 eurot. Palun seda eelnõud toetada. Aitäh. Suur tänu, härra minister. Alustame küsimustega. Palun kolleeg Jaan Õnnapuu. Aitäh, proua juhataja, lugupeetud minister. Üldjuhul tuleb riigilõivumäära kehtestamisel lähtuda riigivaraseaduse paragrahv 4 lõige 1 toodud kulupõhimõttest. See tähendab et riigilõiv peab lähtuma toimingu tegemisega kaasnevatest kuludest. Teie ministeeriumi andmetel see tegelik kulu on 14 eurot ja 88 senti. Te tahate kehtestada maksumäära, mis on 127 eurot. Kus on siin loogika ja millega te põhjendate, et see tõus on nii suur? Aitäh. Aitäh. See põhimõte on väga õige, millele viitate, aga samas riigilõivuseadus näeb ette ka teise põhimõtte. Sõltuvalt teenuse sisulisest olemusest võib arvestada ühe või teise avaliku teenuse lõivustamisel tema mõju nii sotsiaal-, majanduslik kui ka keskkonna aspektist ja läbi selle ka kaudset koormust avalikule rahakotile. Kindlasti, kui me räägime transpordist, siis selle puhul on tegemist sellisega, kus, nagu ma ka oma sõnavõtus ütlesin, siis see mõju on olemas. Aitäh.
Palun, kolleeg Kalev Kotkas. Tänan, proua eesistuja, austatud minister. Aasta ja paar kuud tagasi Riigikogu menetles riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõud, mis oli valitsuse algatatud. Ja toona, ma toon mõned näited, me näiteks vähendasime transiitmärgi väljastamise eest tasutavat riigilõivu 115-lt 57 eurole, nüüd tõstame 60 eurole. Toona me suurendasime maastikusõiduki ja jeti registreerimise riigilõivusid kahekordseks 63 euroni, nüüd suurendame veel edasi 67 euroni. Et mis sõnumi peaks selline süsteemitu sügelemine nüüd siis inimestele andma? Kas me ei peaks seda ühe korra ja kuidagi kompleksselt vaatama, nii nagu valitsus armastab opositsioonierakondade esitatud eelnõudele antud hinnangutes alati öelda? Aitäh! Ma usun, et see on kompleksne lahenemine, et ikkagi, nagu ma ütlesin, selle eelnõu nagu lähtekoht on see, et 1. jaanuarist loodetavasti käivitub olulisel määral liiklusregistri teenuste e-keskkond. Kui inimene tarbib e-teenuseid, sealhulgas ka teie poolt nimetatuid, osa on neist võimalik e-teenustena kindlasti kasutada, siis riigilõivud vähenevad veel täiendavalt 20%. Nüüd see korrektsioon 5% võrra ülespoole, ma püüdsin seda selgitada, kindlasti tuleb arvestada ka riigilõivu puhul lisaks neid sotsiaalmajanduslikku mõjusid, sooviga täiendavalt motiveerida e-teenuseid kasutama ka kindlasti inflatsioonilist komponenti. 2009. aasta eelnõu oli hoopis millestki muust, me vaatasime üle tervikuna riigilõive erinevaid proportsioone erineva teenuse. Selle eelnõuga me proportsioone ühe või teise teenuse vahel ju ei muuda. Aitäh. Palun, kolleeg Aivar Kokk. Ja eesistuja ja ettekandja, kas on planeeritud selle seaduse rakendamisel ka mingisugust teavitamiskampaaniat, et inimesed teaksid, et e-teenus oleks 20% soodsam? Kindlasti. Ma usun, et kõikides nendes kontaktpunktides, kas siis füüsilistes või elektroonsetes, vastav informatsioon saab inimestele kättesaadavaks tehtud. Aitäh. Palun, kolleeg Lembit Kaljue. Aitäh, proua esimees. Hea minister, eile komisjonis ma ka ütlesin oma seisukoha välja, et ma ei pea õigeks, et riik ARK-st on teinud teatud mõttes äriettevõtte, et ARK peab siis riigikassale raha teenima ja selle seaduse mõju on ka riigikassale positiivne. Siin kolleeg Õunapuu ütles, et sotsid seda ei toeta. Kuidas te saite oma partneri Reformierakonda nõusse, et nad seda toetavad? Nemad ju on kogu aeg deklareerinud, et riik nagu äri ei tee ja Isamaaliit ei ole seda deklareerinud, et kuidas see teil siis õnnestus? Eile kõik Reformikad hääletasid selle poolt, et hakkame äri tegema ARK asjadega. Aitäh! Aitäh! See on teie kvalifitseering. Ma ei nimetaks seda kuidagiviisi riigikapitalismiks, nagu tänapäeval on moodne kasutada. Ja teiseks, mina küll Jaan Õunapuu sõnavõtust välja lugenud, et sotsid seda ei toeta. Pigem me ju härra Õunapuuga diskuteerisime ühes ülimalt niši küsimuses. Ärme unustame veel kord, selle eelnõu põhiline lähtekoht on oluliselt parandada autoregistri, tänapäeval me nimetame seda liiklusregistri teenuste kvaliteeti, kättesaadavust, kliendisõbralikkust, viia sisse laiapõhjaliselt internetikeskkonnas kasutamist võimaldavad teenused, läbi selle me alandame riigilõive 20%. Et see on ikkagi eelnõu põhieesmärk. See, et korrigeeritakse olemasolevaid, ma ei annaks sellele nii dramaatilist hinnangut. Ma usun, et tegelikult kui me anname inimestele reaalse valiku, vähemalt osas teenuste loetelus, et on võimalik e-teenuseid kasutada, on võimalik vähem maksta, siis see peaks olema positiivne eelnõu, mis eriti teile ju meeldib.
et kutsun teid ka toetama, nagu ka sotsiaaldemokraadid seda teevad, seda positiivset eelnõud. Aitäh. Palun, kolleeg Jaan Õunapuu, teine küsimus. Aitäh, austatud minister. Tõepoolest, sotsid ei toeta seda eelnõu selgus huvides, ma ütlen selle siin praegu välja. Aga see, mida Aivar Kokk siin küsis väga pidulikult, et kas tehakse teavituskampaaniat, et e-teenuste puhul 20% hinnad alanevad, siis see oli ka komisjonis jutuks ja vastus oli ju teie poolt ka selline, et ega neid e-teenuseid tänasel päeval nii väga ei olegi võimalik saada ja see marginaalne teema teie arvates oli see, millest me rääkisime, mis puudutab Haagiste riigilõivumäärasid, mis on ikka meeletult kõrged proportsioonis soetamishinnaga. Aga ma tahan küsida selle sama e-teenuste väljaarendamise kohta, et kas see 20% 2014. aastal on reaalsus, mida te olete praegu siin seletuskirjas kirjutanud? See on prognoos. Ma tahaks loota, et võib-olla reaalses elus see maht võiks olla suurem. Mitmed need teenused, millest me räägime, on suhteliselt omapärased. Aga vaadates seniste meie e-teenuste kogemus, siis Eesti inimesed võivad võtta neid palju rohkem omaks, kui me võib-olla oskame siin praegu prognoosida. See on prognoos, eks see kogemus näitab, kuidas see reaalses elus vastu võetakse. Et esiteks. Teiseks, te suudate mind üllatada. Me tuleme teie ette, et vähendada riigilõivusid ühel või teisel teenusel 20%, muuta mugavamaks elektroonilisi teenuseid, aga sotsiaaldemokraadid on ka sellele vastu. Kas üldse on jäänud midagi Eesti Vabariigis, mille poolt olete, kallid kolleegid? Aitäh. Palun, kolleeg Helmen Kütt. Tänan, proua eesistuja, austatud minister. Stenogrammi huvides te eksisite, kui ütlesite, et neid riigilõive muudeti 2009. aastal, neid muudeti 2012. aastal. Aga küsimus on selles, et kliendisõbralikkus ja 651 220 eurot, mis riigikassasse lisandub, et võiks ju lihtsalt ja ausalt öelda, et kas tegelikult see eelnõu on ka selle tõttu, et riigikassasse on vaja täiendavaid vahendeid või riigil on vaja täiendavaid vahendeid, et piisab ei või jaa vastusest, aitäh? No kindlasti ei vastus, daamid ja härrad, me ei vii ju e-teenuseid selleks sisse, ei muuda autoregistri keskuse tegemist tunduvalt efektiivsemaks. Kui palju on tegelikult selles osas olnud põhjendatud kriitikat, et täita ainult riigikassa vahendeid. Ja ma arvan, et see, et kui riik osutab mingid teenuseid, seda lõivustab, alati võib selle üle arutleda, kas seda on vähe või palju, kas seda on õiglaselt või mitte õiglaselt. See, et selle eest laekub riigile ka teatud raha, ma arvan, et see kõik on summa summarum ju positiivne. Et mulle jääbki mõneti nagu arusaamatuks sotsiaaldemokraatide nii radikaalne vastasseis sellele seadusandlikule initsiatiivile. Katsuge nüüd kuidagi leebuda ja tulge ikkagi seda eelnõu toetama. Ma väga tahaks, et e-teenuste rakendamine autoregistri keskuses ei muutuks selliseks poliitiliseks mantraks, nagu siin e-valimistega seoses on. Et ikkagi e-teenused autoregistri keskuses minu arvates võiks sotsiaaldemokraatidele siiski sobida. Aitäh. Palun, kolleeg Inara Luigas. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud minister. Tegelik elu ju lähebki kõik e-teenuste peale üle, et sellega me oleme juba päris harjunud, aga ja see on lõppkokkuvõttes tõesti tore, aga selles süsteemis tegelikult võidavad ju need, kellel on arvutid, kes on juba oskuslikult õppinud arvutit käsitlema, võidavad firmad ja nii edasi. Aga maal on suhteliselt palju neid inimesi, kellel arvutit lihtsalt pole või vanemad inimesed, kes ei oskagi arvutit käsitleda. Kas ei ole oht, et me siin diskrimineerime vanemaid just, sest vanad inimesed tulevad ikka letti, räägivad ära ja kasutavad seda niinimetatud tavalist teenust. Et kas te olete ka Sotsiaalministeeriumiga siin selle seaduseelnõu juures rääkinud, et kas siin ei diskrimineerita vanemaid inimesi, aitäh? Aitäh, see on küsimus hoopis teisest ooperist, kui nii võib öelda, aga ma arvan, et see on alati asjakohane küsimus.
Kui me räägime oma e-ühiskonnast, siis tõepoolest me peame seda arendama moel, et keegi ei jääks maha. Me hoiaksime ära digitaalse lõhe. Te teate, et meil on selles osas väga põhjalikke regulaarseid uuringuid, kus me vaatame erinevaid sihtgruppe, milline on tegelikult inimeste reaalne vastuvõtuvõime, tahe ja siis sellele lisaks oskused, teadmised, et küberruumis hakkama saada. Meil on olnud palju vastavaid programme alates 90. aastate lõpust, ka jätkuvalt, kui me vaatame valitsuses ja ka siin Riigikogu komisjonides arutatakse olnud infoühiskonna arengukavaks, siis me peame üheks olulisemaks teemaks ikkagi kogu meie elanikkonna kaasatust infoühiskonda. Lõppude lõpuks, ja see on üldine kogemus, on siin mingi proportsioon või mingi osa ka inimeste enda vabast valikust. Mõnele inimesele lihtsalt see asi ei meeldi, talle meeldivad, vanal moel, vanad kombed. Aga me peame tõesti tegema kõik selleks, sõltumata east ja sõltumata elukohast, et tal oleks tegelikult tahtmise korral kõik see kätte saada. See tähendab taskukohaselt vajalikud seadmed, sidelahendused kohtadel ja loomulikult, et tal oleks võimalik saada mingi esmane, kas nimetame seda koolituseks, aga kindlasti oma silmavaate avardamine ja muide riigi kulul. Meil on olnud väga palju vabatahtlike koolitusi, seal on osalenud 100 000 Eesti inimesi selleks, et nad saaksid esmase arusaamise internetist, arvuti kasutamise võimalustest ja kõigist muudest taolist. Ja sellega tuleb jätkata. Ma ei tõmbaks paralleeli siin praegu, et maal ja vanemaealised on täielikult kübermaailmast eemaldunud, et on endal väga palju isiklikke tuttavaid ja kes on, see ei sõltu otseselt maa või linna elamisest, maal või linnal elamisest. Palun kolleeg Inara Luigas, teine küsimus. Aitäh, austatud istungi juhataja. Lugupeetud minister, ka minu tutvusringkonnas on palju neid vanemaid inimesi, kellel on arvuti ja kes kasutavad ka teatud teenuseid läbi arvuti. Aga siiski, et kui te olete siin oma ettekandes öelnud, et teil on olemas uuringud, kus uuritakse teatud inimgruppide osas käitumist, et kas selle seaduse eelnõu puhul on ka teil mingisuguseid uuringuid tehtud, et kas selliste teenuste kättesaadavus ikkagi maapiirkonnas on sama ka vanematel inimestel kui on noorematel ja kas te ikkagi ei arva, et just need vanemad inimesed ja üksikud inimesed, kellel ei ole e-teenust kätte saadavaks tehtud, et need maksavadki selle hinnatõusu kinni? Aitäh. Ma arvan, et see on spekulatiivne väide, et konkreetselt liiklusregistri teenuste puhul langeb mingi eriline koormus maal elavate vanemaealistele inimestele. See on tõesti spekulatiivne väide. Ma ei taha sellega nõustuda, eks elu näitab, aga ma juhin tähelepanu, et tulenevad liiklusregistri teenuste laiast menüüst, siis osa teenuseid jäävad nii või teisiti eelduslikult füüsilise kohale tulekuga vältimatuks. Me võiksime siis, et küllap siis need maksavad seda kinni, kui te tahate sellist terminit kasutada. Aga kindlasti ei ole see fookusgrupp praegu maal elavad vanemaealised inimesed. Aitäh. Palun kolleeg Kalev Kotkas, teine küsimus. Tänan, proua eesistuja, austatud minister. Sotsiaaldemokraadid on kindlasti e-teenuste rohkema rakendamise ja kliendisõbralikkuse parandamise poolt. Aga nendel uuendustel on oma selge hind ja teie toodud eelnõus on nende hinnaks 651 220 eurot. See hind ei ole kulupõhine ja meie arvates ei ole ta õiglane. Kas te ei kaalunud varianti, et see bilanss oleks olnud nullis tulud ja kulud? Aitäh. Kaalusime ka seda varianti, aga eks tuleb leida mõistlik tasakaalupunkt kõikide selliste kulude osas. Veel kord, kui ma tulen selle korrektsiooni juurde, siis ka kulupõhiste hindade puhul me paratamatult peame vaatama üldist inflatsiooni ja kõike muud taolist. Et selles osas ma arvan, et see on üsna tasakaalukalt välja pakutud.
seetõttu, aga ma kordan veel kord, kuna te ütlesite, et sotsiaaldemokraadid toetavad põhimõtteliselt e-teenuseid, siis selle eelnõu ikkagi põhiline lähtekoht on e-teenuste laiem sisseviimine liiklusregistrisse. Kui te hääletate sellele vastu, see õigus teil on, siis minu järeldus on, et ei toeta e-ühiskonna edasist arengut. Küllap te olete praktilised inimesed, see asi ka maksab, nii et selles osas me peame vaatama ka kulude ja tulude poolt alati mõistlikult. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu, härra minister. Nüüd kutsun kõnepulti ettekandjaks majanduskomisjoni liikme kolleeg Tõnis Paltsi. Palun. Lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid, seaduseelnõu oli majanduskomisjonis arutusel eile. Kohal oli minister ja asjasse puutuvad ametnikud. Minister tegi ettekande, mis oli sisuliselt samane tänase ettekandega ja siis majanduskomisjoni liikmed said esitada küsimusi ja arvamusi avaldada. Majanduskomisjoni liige avaldas arvamust, et see on tõesti liiga kõrge, see 5%, kuna laekuv tulu on juba praegu kuludest suurem ja see ei lähe kokku riigilõivu seaduse mõttega osaliselt, sellepärast et riigilõivu seadus tegelikult lubab teatud avalikust huvist tulenevalt neid erandina käsitleda. Ja majanduskomisjoni liikmele vastati, et siis oleks vaja riigilõivuseadust muuta nii, et neid erandeid teatud avalike huvide täitmiseks ei oleks võimalik teha. Ka teine majanduskomisjoni liige avaldas arvamust, et riigilõivude määra suurendamine 5% võrra ei ole õiglane. See ei olnud küsimus, see oli arvamusavaldus. Siis küsiti, et millised on eelnõu muudatused seoses isikutega, kes tellivad endale rohkem kui 10 registreerimismärki. Vastus oli see, et seaduses viiakse sisse muudatus, mis püüab välistada olukorda, kus tellitakse korraga juhuslikke numbrimärke heade numbrikombinatsioonidega või atraktiivsete numbrikombinatsioonidega. Juhiti tähelepanu olukorrale, kus näiteks Maanteeameti liiklusregistri kesklinna kontorist saab numbrimärki tellida, kuid järele peab minema sellele Mustamäele. Kas Maanteeameti juhtkonna vahetusega muutus olukord kliendi jaoks paremaks? Vastati, et e-ID raames on alates 1. jaanuarist need teenused, kus füüsilise isiku kohalolek ei ole vajalik, internetis tehtavad. Lisaks on numbrimärkide ja juhilubade regulatsiooni muudetud nii, et isik saab need internetis tellida ning endale sobivasse kohta lasta toimetada. Vajaliku tehnilise lahendusega on Maanteeamet eelnõu käigus töötanud. 6. tunti huvi, kui palju kasutatakse praegu e-teenuseid ning kui palju käiakse Maanteeameti liiklusregistri büroodes füüsiliselt kohal. Milline on see proportsioon? Vastus oli, et proportsioon on praegu füüsilise kohalkäimise kasuks väga kõrge, kuna suurem osa e-teenustest tuleb kasutusele alles uuest aastast.
Maanteeamet on prognoosinud, et e-teenuste kasutuselevõtt vähendab Maanteeameti liiklusregistri büroodes teostavate toimingute koguarvu 20% võrra. 7. Majanduskomisjoni liige juhtis ministeeriumi esindajate tähelepanu, et seletuskirjas on lauseid, on üks konkreetne lause, aga seal on ka muud selliseid, mis on halvasti ette valmistatud või halvasti grammatiliselt kirjeldatud nii, et nende mõte jääb täiesti selgusetuks. Minister vabandas keeletoimetaja eest. 8. majanduskomisjoni liige avaldas kahetsust, et eelnõu ei lahenda haagiste registreerimisega seotud probleemi, kus haagiste registreerimise lõiv moodustab haagise hinnast 25–30%. 9. paluti kommenteerida internetipäringute riigilõive. Vastati, et täna on Maanteeameti kodulehel võimalik teha 2 päringut. Nendest üks on lihtpäring registreerimisnumbri alusel, kus saab teada, kas sõidukil on piiranguid ja kas ülevaatus on kehtiv. Teine on laiendatud päring, kus saab konkreetsemat infot sõiduki ajaloo kohta, näiteks ülevaatuste läbimise ning seal tuvastatud vead. Laiendatud päring maksab 2 eurot. Maanteeamet, Tarbijakaitseamet, Maksu- ja Tolliamet on alustanud kasutatud autode turu korrastamise kampaaniat ning Maanteeamet loob järgmise aasta alguses kodulehe, kus saab sõiduki tausta kontrollida nii, et enam ei peaks laiendatud päringu eest maksma. Otsustati esiteks teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, poolt 8, vastu 3, erapooletuid 0. Teiseks teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 15. november käesoleval aastal kell 12.00. Poolt 8, vastu 3. Aitäh! Suur tänu! Küsimusi palun kolleeg Vladimir Velmanilt. Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja ja komisjonipoolne ettekandja. Kas praeguses seaduseelnõus, mis meil on laua peal, kas tekst on natukene kohandatud, kas ta on juba grammatiliselt nagu paigas või paranduste käigus tehakse ära? Aitäh! Sellist küsimust ei olnud arutusel. Kui te selle konkreetse teksti osas või selle konkreetse küsimuse osas, mis oli konkreetse küsimuse osas, kus tehti märkus, siis selle konkreetse küsimuse osas see puudutas seletuskirja, mitte seaduse otsest teksti. Aitäh. Palun, kolleeg Vladimir Velman. Ei ole rohkem vaja küsimusi. Ma võtan maha. Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu, kolleeg Tõnis Palts. Kas fraktsioonide volitatud esindajad ja soovivad avada läbirääkimisi ja kutsun kõnepulti kolleeg Jaan Õunapuu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindajana. Väga lugupeetud Riigikogu esimees, austatud minister, lugupeetud kolleegid. Antud eelnõuga soovitakse võtta maksumaksja taskust üle 650 000 euro, et parandada 2014. aasta eelarve laekumisi. Tööle auandes saab positiivsena välja tuua, et loobutakse liiklusregistrist laiendatud päringu alusel andmete väljastamise eest riigilõivu võtmist. Samuti soovitakse vähendada omaniku avalduse alusel rohkem kui 10 registreerimismärgi regulatsiooni väärkasutamist. Vaatamata sellele, et täna saab antud valdkonnas e-teenuseid kasutada väga piiratud hulgal, loodetakse 2014. aastal 20% registreerimiste mahust kaugteenustega katta. Kas Maanteeamet on selleks valmis ja kas ei ole karta huvide konflikti? Sotsiaaldemokraadid toetavad igati e-teenuste arendamist, kuid kas seda ei saa teha kehtivatest maksumääradest odavamalt? Üldjuhul tuleb riigilõivu määra kehtestamisel lähtuda riigilõivuseaduse paragrahv 4 lõikest 1 toodud kulupõhimõttest. See tähendab, riigilõiv peab lähtuma toimingu tegemisega kaasnevatest kuludest.
5% riigilõivumäära tõstmine ei ole kuidagi põhjendatud, kuna MKM-i andmetel on sõiduki, sealhulgas ka haagise registreerimise kulupõhine hind 14 eurot ja 88 senti. Tänane lõivumäär, tuletan teile meelde, on 121 eurot ja 43 senti, mida soovitakse tõsta 127 eurole. Eelnõu omab tugevat negatiivset mõju nendele isikutele, kes peavad erinevatel põhjustel kasutama Maanteeameti liiklusregistri büroode teenuseid, sest seal tehtavate toimingute puhul riigilõivu määrad suurenevad. Äsja avaldatud Riigikontrolli ülevaatest riigi varade kasutamisest ja säilimisest aastatel 2012-2013 on välja toodud aspekt, et vaatamata riigi arvepidamise korrasolekule ei tunneta paljud inimesed reaalsuses mitte statistilise keskmise järgi elatavas elus, et nende elatustase oleks märgatavalt paranenud. Pigem raskemaks on läinud igapäevase eluga toimetulek. Valitsuserakonnad on silmakirjalikult süüdistanud sotse soovis kehtestada automaks. Sellega saab alati enne valimisi inimesi hirmutada. Paraku on see kontekstist välja rebitud, jättes rääkimata sotside kogu majanduse ja rahanduse ettepanekute paketist. Mida koalitsioon ise teeb? Selle eelnõuga soovib tõsta Maanteeameti toimingutega seotud riigilõivusid. Kavas on sõidukite maksustamine, mida saab nende poolt kavandatavaks automaksuks nimetada. Ja saab ka nimetada seda, et alatasa on kergitatud aktsiise. Veel üks valdkond antud eelnõu kontekstis, mida sotsid on püüdnud maksumaksjate jaoks vastuvõetavamaks teha, on seotud haagiste registreerimisel võetava riigilõivuga. Koalitsioon on järjekindlalt meie ettepanekut langetada lõivumäära 25 eurole tagasi lükanud. Ma juba eelnevalt mainisin, maksab sõidukite, sealhulgas ka järelhaagist registreerimine 121 eurot 43 senti. Lisaks registreerimismärgi väljastamise eest 28 eurot ja 76 senti. Eestis müüdava haagise keskmine hind on 640 eurot. Seega moodustab riigilõiv haagise kogu soetusmaksumusest 24%. Samas uue auto registreerimistasud moodustavad keskmiselt 1% tema soetuskuludest. Võrreldes naaberriikidega on haagiste registreerimistasud meil oluliselt kõrgemad. Soomes on keskmise haagis hind 750 eurot ja registreerimine koos numbrimärgiga maksab omanikule maksimaalselt 29 eurot ehk 3,7% soetusmaksumusest, meie 24% asemel. Norras maksab registreerimine 5,5 eurot, Rootsis 6,3 eurot, natukene kõrgem on see Lätis 41, Leedus 34 eurot. Saab kindlalt väita, et Eestis on sõiduauto järelhaagiste riigilõiv ebaproportsionaalselt kõrge nii teiste sõidukitega võrreldes kui ka lähimate naabritega võrreldes. Kui valitsus oleks soovinud seda ebavõrdsust kaotada, oleks tal antud eelnõuga olnud suurepärane võimalus. Kahjuks seda ei tehta, pigem tõstetakse elanike maksukoormust veelgi. Minister väljendas ennast väga demagoogiliselt sotsiaaldemokraatide suhtumist e-teenustesse. Kinnitan üle, me toetame igati nende laiendamist, mitte aga läbi üldise määrade hinnatõusu. Tulenevalt eeltoodust ei saa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon antud eelnõu toetada ja teeb ettepaneku see esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitüma! Rohkem kõnesoove ei ole, lõpetan läbirääkimised, aga kuna te kuulsite praegu seda ettepanekut, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon soovib tagasi lükata antud eelnõu, siis tuleb meil see läbi hääletada.
Lugupeetud kolleegid, palun tähelepanu. Panen hääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepaneku eelnõu 400... Vabandust, Eiki Nestor, palun. Aitäh, juhataja. Palun ennem hääletust soojenduse mõttes vaheaega 5 minutit. Palju? Mitu minutit? 5 minutit. Ma ei kuulnud. 5 minutit vaheaeg, palun paberit. Vaheaeg 5 minutit.
Lugupeetud kolleegid, vaheaeg on läbi ja palun tähelepanu, palun vaikust. Panen hääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 496 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun hääletada. Ettepaneku poolt hääletas 32 Riigikogu liiget, vastu 49, erapooletud ei olnud. Ettepanek ei leidnud toetust. Määran eelnõu 496 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleval aastal 15. november kell 12.00. Eelnõu 496 esimene lugemine on lõpetatud. Järgmiseks päevakorrapunktiks on Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu 474 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks kõnepulti rahandusministri Jürgen Ligi. Palun. Austatud juhataja, austatud Riigikogu liikmed, riigihangete seaduse muutmise eelnõu eesmärk on viia seadus kooskõlla õiguskaitsemeetmete direktiiviga. Direktiivis selgitatakse, et raamlepingute alusel ja dünaamilises hankesüsteemis hankelepingute sõlmimisel on oluline kiirus ja paindlikkus. Ootaja rakendamine ei ole soovitav. Pakkujate õigus saab kaitsta võimalusega hankelepingud hiljem tühiseks tunnistada. Selle aasta alguses valminud riigihangete seaduse analüüs näitab, et ootaja rakendamisel napib õigusselgust. Seda ei näe seadus sõnaselgelt ette ja direktiiv on pidanud otstarbekaks kaitsta hankijate huve teisiti. Selle seaduseelnõuga on raamlepingu alusel ja dünaamilises hankesüsteemis hankelepingu sõlmimisel ootaja rakendamise kohustus välistatud. Lisatud on võimalus esitada vaidlustus hankelepingu hilisema tühisuse tuvastamiseks. Lisaks on vaja täpsustada riigihangete vaidlustamise tähtaja arvestust. Direktiiv nõuab, et vaidlustamise tähtaeg oleks vähemalt 10 kalendripäeva. Seaduses on 7 tööpäeva, mis olenevalt vaide esitamise nädalapäevast on kas 9 või 11 kalendripäeva. Kolmandaks lisatakse võimalus esitada hankelepingu tühisuse tuvastamise vaidlustus, kui hankelepingu eeldatav maksumus on üle rahvusvahelise piirmäära, aga hankija ei ole rahvusvahelist riigihanget korraldanud. Eelnõu jõustumise ajaks planeerime 1. jaanuari 2014. Tänan. Palun, kas on küsimusi ettekandjale? Küsimusi ei ole. Suur tänu, härra rahandusminister. Ja nüüd ma palun kõnepulti ettekandjaks majanduskomisjoni aseesimehe kolleeg Urve Palo. Palun. Tere päevast, head kolleegid, lugupeetud proua eesistuja. Majanduskomisjon menetles antud seaduseelnõu 4. novembril oma istungil ja komisjoni istungile olid kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Armin Lastovets ning nõunik Evelin Karindi-Kask. Nad tutvustasid eelnõu, selle eesmärke ja sisu ja vastasid täiendavatele küsimustele. Täiendavaid küsimusi oli antud eelnõu raames ainult üks. Küsiti, et miks peab eelnõu jõustuma 1. jaanuari 2004 ja Rahandusministeeriumi vastus oli, et oluline oleks fikseerida eelnõus seaduse muudatuse jõustumise konkreetne kuupäev, mis võib olla ka pisut hilisem kui 2014 1. jaanuar, et oleks võimalik jõustada Vabariigi Valitsuse määrus samast ajast. See on tähtis. Otsustati ettepanek võtta täiskogu päevakorda täna, 12. novembril, see oli konsensuslik otsus,
teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, ka see oli konsensuslik, ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 18. november kell 12, ka konsensuslik ettepanek. Tänan. Suur tänu, kolleeg Urve. Palun küsimus kolleeg Mihhail Stalnuhhinilt. Aitäh, proua juhataja, lugupeetud ettekandja. Iga kord, kui Riigikontroll tuleb järjekordse auditiga, mis puudutab mingit järjekordset omavalitsust ja tema rahandusasjade ajamist, selgub, et riigihangete menetlemisega on jäädavalt probleemid, kusjuures need on juba pikki aastaid ja olukord ei muutu. Ja siis väidetakse, kui kutsume kohale ühe või teise omavalitsuse esindajad, et riigihanke seadus on liiga keeruline, liiga raske täitmiseks, et kusjuures seda juttu aetakse tõesti väga ammu. Ma küsiks teilt kui komisjoni esindajalt, ega te ei tea, äkki on kavas riigihangete seaduse ülevaatamine üldisem, kui saab, siis vastake palun. Aitäh. Aitäh. Ma küsisin täpselt sama küsimuse ja umbes samade põhjendustega Rahandusministeeriumi ametnike käest, kui me arutasime töögrupis eelnevalt seda eelnõu. Ja nende vastus oli, et tõepoolest praegu riigihanke seadust laiemalt vaadatakse ümber ja lubati, et aastal 2014 jõuab siis selle uus versioon, esimene versioon huvigruppideni, et järgmine aasta hakkavad siis läbirääkimised, diskussioonid ja Riigikogusse lubati, et jõuab see siis hiljemalt 2015. Kahjuks küllaltki pikk ajagraafik, aga selline oli vastus. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu, kolleeg Urve Palo. Kas fraktsioonide volitajad esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoovi ei ole, läbirääkimisi ei ava. Määran eelnõule 474 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleval aastal 18. november kell 12.00. Eelnõu 474 esimene lugemine on lõpetatud. Vabariigi Valitsuse algatatud tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seaduse eelnõu 515 SE esimene lugemine ja ettekandjaks palun veel kord kõnepulti lugupeetud rahandusminister Jürgen Ligi. Palun. Austatud juhataja, austatud Riigikogu liikmed. Riigikogu eelnõu eesmärk on täiendada rahapesuvastase võitluse meetmeid, parandada Balti riikide tollikoostööd maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamisel ning kiirendada piiriületust. Eelnõu olulisemad muudatused on järgnevad. Euroopa Liidu Nõukogu sularahamäärus kehtestab Euroopa Liitu sisenemisel või väljumisel kohustuse deklareerida piiril 10 000 eurost suuremad sularahakogused. Liikmesriigid kehtestavad deklareerimiskohustuse rikkumise eest karistused. Eestis on kehtivad karistusmäärad sularaha deklareerimata jätmisel väga väikesed. Eelnõuga kehtestatakse uued karistusmäärad sõltuvalt sularaha kogusest. Sularaha deklareerimata jätmine summades 10 000 kuni 32 000 euroni on väärtegu, mille eest on maksimaalne karistus kuni 12 200 eurot. 32 000 eurot ületava sularaha deklareerimata jätmine on eelnõu järgi kuritegu ning karistusmäär on süüdimõistetu 500-kordne päevasissetulek. Deklareerimata jäetud sularaha võib konfiskeerida. Teiseks lisatakse tolli automaatse numbrivahetussüsteemi andmekogu kasutajate ringi. Ligipääsu saavad teiste riikide tolliasutused. Eesmärk on tõkestada rahvusvahelist maksupettust ja salakaubavedu. Kehtiva seaduse järgi on andmekogule juurdepääs juba Maksu- ja Tolliametil, Politsei- ja Piirivalveametil ning Kaitsepolitseil.
Tolliseadusesse luuakse regulatsioon rahvusvahelises kaubaveos kasutatavate maanteesõidukite kaalumiseks. ÜRO konventsiooni kohaselt kaalub Eesti ettevõtja oma sõiduki koos kaubaga Eestis ning saab vastava tunnistuse. Seda peavad aktsepteerima kõik konventsiooniga liitunud riigid, näiteks Venemaa, Valgevene või Ukraina kuuluvad ka sinna hulka. Tunnistuse olemasolu kiirendab piiriületusi erinevates riikides, rahvusvahelise kokkuleppega ei ole lubatav täiendav ülekaalumine teises riigis. Tunnistatakse kehtetuks kohustus kinnitada kultuuriväärtuse väljaveo tollidokumendid tolliametniku isikliku pitsatiga. Viimastel aastatel on toimunud üleminek elektroonilisele tolli vormistamisele ja puudub vajadus sellise isikliku pitsati järele. Muudatusega hoitakse kokku Maksuameti majapidamiskulusid. Praegu on kasutusel umbes 400 isiklikku pitsatit. Ja eelnõu jõustumise ajaks planeerime 1. jaanuari 2014. Tänan. Suur tänu, härra minister. Alustame küsimustega. Palun, kolleeg Lembit Kaljuvee. Aitäh, proua esimees. Hea minister, komisjonis kahjuks ei olnud juttu, aga mind huvitab, et kui palju Eestis, kas Rahandusministeeriumil on teada, kui palju Eestis sularaha välja viiakse deklaratsioonide alusel või sisse tuuakse? See, mida ei deklareeritud, seda ei tea keegi, aga deklareeritud, kui suured summad on, mida üle piiri veetakse Eestis? Aitäh, küllap see teave on ka olemas Rahandusministeeriumis kusagil, aga üldiselt on sularaha pigem Eesti Panga rida. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu, härra rahandusminister, ja palun nüüd kõnepulti ettekandjaks majanduskomisjoni liikme kolleeg Arto Aasa. Austatud kolleegid, majanduskomisjon arutas antud eelnõud 4. novembril käesoleval aastal. Komisjoni liikmetele lisaks oli istungile kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi ja Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla, kes siis tutvustasid eelnõu eesmärke ja sisu ja vastasid komisjoni liikmete küsimustele. Sisu ei hakka enam ümber jutustama, minister tegi seda küllaltki ülevaatlikult. Komisjonis tõstatusid mõned küsimused, mis täpsustasid siis eelnõu sisu, et küsiti üle, et mis siis juhtub, kui jäetakse üle 32 000 eurone summa deklareerimata. Juhtub siis see, et see on õigus konfiskeerida ja lisaks on ka see kriminaalkuritegu. Hetkel kehtiva regulatsiooni järgi on trahv ainult 400 eurot, kriminaalasi pole ja konfiskeerida ka ei saa. Ja teiseks küsiti, et mida on need teised Euroopa riigid teinud, Euroopa Liidu liikmesriigid teinud, kellel ka on hästi madalad karistusmäärad, nagu eelnõu seletuskirjast võis lugeda, ja mida on siis nagu ette heidetud, et ka Ungaris, Taanis ja Portugalis olid karistused väga madalad. Et Rahandusministeeriumi vastustes hiljem selgus, et kõik need teised riigid on juba ka oma karistusmääri suurendanud ja ilmselt siis Eesti veel viimasena seda tegemas. Ja küsiti, et kas see eelnõu lahendab ettevõtjate probleeme Venemaal. Eelkõige puudutas siis seda eelnõu osa, mis käsitleb autode massi, autode kaalumist piiripunktides ja Venemaal. Eelduslikult juriidilised probleemid peaks selle eelnõuga saama lahendatud, et väljastatakse sellised rahvusvahelised tunnistused autode massi kohta, kuidas see reaalsuses Venemaal hakkab välja nägema, kas Vene poolel loobutakse autode kaalumisest või mitte, on paraku võimatu tänasel päeval öelda, et juriidilised probleemid on jah, küll kõrval, aga praktiline elu on paraku midagi muud. Ja kasutan kohe võimalust, vastan ka Lembitu küsimusele või eelmisele esinejale, et siin eelnõu seletuskirjast võib lugeda, et aastas deklareeritakse umbes 1000 korda sularaha ületoomist ja rikkumisi on
ja rikkumisi on umbes 10, ehk siis 1%, kes jääb vahele. Ja tegelikult oli ka juttu, et ega niisuguse pistelise kontrolli käigus on neid rikkumisi väga raske tuvastada, et üldjuhul on need rikkumised tuvastatavad ikkagi teatud eelinfo põhjal. Ja majanduskomisjoni otsustest esiteks tehti otsus lisada see eelnõu täiskogu päevakorda 12. novembril 2013, teiseks tehti otsus esimene lugemine lõpetada ja kolmandaks määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 26. november 2013 kell 17.00. Kõik majanduskomisjoni otsused langetati konsensuslikult. Aitäh! Suur tänu, kolleeg Artoas. Palun küsimus kolleeg Inara Luigas. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Meil on tavaks saanud, et me siin näiteks, kui määrame aktsiisimäärasid või mingeid teisi selliseid maksumäärasid, siis üldjuhul võrdleme ennast ka Läti ja Leeduga, kuna nad on meil siin lähedal asuvad naaberriigid. Et kuidas on nüüd see suhe, karistusmäära suhe võrreldes Eesti ja Leedu riigiga? Aitäh! Aitäh! Jah, et see eelnõuga tõukub sellest, et meie riigis olevad karistused on väga madalad ja konfiskeerimise võimalus siiamaani üldse puudus. Et kui ma vaatan siin ühte tabelit, siis Lätis on need karistusmäärad siin üle 7000 euro, meil jääb ta, nüüd tõuseb 1200 eurole. Leedus isegi kuni 25 000 eurot. Et need karistusmäärad erinevates riikides on hästi erinevad. Siit seletuskirjast võib välja lugeda, et neid praktikaid, mida rakendatakse, on seinast seina. Mõned riigid on fikseerinud kindla karistusmäära, rahalise summa, mõned riigid kasutavad süsteemi, et see trahv sõltub sellest summast, mis üle tuuakse, et mida suurem on see keelatud summa, mis piirilt üle tuuakse, seda suurem on siis see trahvimäär. Nii et need praktikad on erinevad, aga selle eelnõuga ütleme, et Eesti ühtlustab pigem oma karistuspoliitikat teiste Euroopa Liidu riikide ja naaberriikidega, et see on tõepoolest selle eelnõu peamine eesmärk. Palun, kolleeg Valeri Korb. Aitäh. Lugupeetud kolleeg, ma täpsustaksin seda küsimust, mis oli proua Inara Luigaselt tulnud, et siin on 2 tabelit ja ma saan aru, et uus trahv on Eesti, poolt 400 eurot, eks ju? 1200. Või kui palju tuleb viimane arv? Aitäh. Aitäh. Hetkel on 400 ja tõuseb 1200 peale. Piiril siis, kui see rikkumine toimub piiril 10 000 kuni 32 000 eurot, siis ta tõuseb tänaselt tasemelt 3 korda, 400 1200 peale. Kui ta läheb juba üle 32 000 euro, siis on tegemist kriminaalasjaga ja siis on hoopis teistsugune olukord. Palun, kolleeg Inara Luigas, teine küsimus. Aitäh, austatud ettekandja, et kui siin Eesti jääb ikkagi suhteliselt madala selle trahvimääraga võrreldes näiteks Leedu ja Lätiga, et kas ei või tekkida olukord, kus need sularahas smuugeldajad hakkavadki kasutama niinimetatud meie piiriväravaid? Aitäh! Aitäh! No küllap see trahvimäär on kooskõlas meie muude sellised trahvide ja karistuspoliitikaga, et ma usun, et ta on sobitatud sellesse ansamblisse. Aga kui ma vaatan nüüd, palju neid rikkumisi on olnud siit sellest tabelist, me ju ei tea muidugi palju, kui suur see vahelejäämise protsent on, siis siiski tundub, et see väga suur probleem ei ole ja pigem tänu sellele kriminaliseerimise võimalusele nüüd, mis selle eelnõuga tekib, ma usun, et me pigem vähendame seda probleemi, kui et ta täna on. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu, kolleeg Artoas. Kas fraktsioonide volitatud esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoovi ei ole. Läbirääkimisi ei ava.
Määran eelnõule 515 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleval aastal 26. november kell 17.00. Eelnõu 515 esimene lugemine on lõpetatud ja meie päevakorra viimaseks punktiks on VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks muutmine eelnõu 511 OE esimene lugemine. Ettekandjaks palun kõnepulti VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjoni esimehe kolleeg Rainer Vakra, palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud kolleegid. Tõepoolest Riigikogu 2013. aasta 12. märtsi otsusega VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks moodustatud Riigikogu uurimiskomisjon on pidanud 20 istungit ja kuulanud 28 inimest. Selle käigus oleme saanud kuulatavatelt uusi viiteid asjaoluga seotud isikutele ja dokumentidele ja komisjon konsensuslikult otsustas, et soovime pikendada VEB Fondi komisjoni töö tähtaega 7. aprillini 2014 ja seda kahel põhjusel. Kõigepealt soovib komisjon lisaaega täiendatavaks kuulamisteks ja dokumentide kontrollimiseks. Meil on kavas veel kutsuda üle vestlusele ja kuulatavaks 10 inimest. Ja teiseks meie komisjoniga samaaegselt viib oma auditit läbi meie koostööpartner Riigikontroll, kes on lubanud oma töö lõpetada 2014. aasta märtsikuuks. Meie komisjon oli konsensuslikult arvamusel ja see põhines ka eelnevalt fraktsioonide arvamusel, et lõpliku hinnangu ja selle teema võiks lukku lüüa mitte Riigikontrolli audit, vaid vastav Riigikogu komisjon, ehk see oleks selline ametlik punkt meie lähiajaloo ühele huvitavamale pangandusloole ja sellele, mille pealt on kirjutatud mitmeid raamatuid ja erinevad konspiratsiooniteooriad, ehk et seda teemat ei võtaks mitte kokku üks Riigikontrolli audit, vaid Riigikogu vastav uurimiskomisjon ja Riigikontrolli audit oleks vaid üheks sisendiks sellele komisjonile. Sellest tulenevalt siis me palume ka seda otsust toetada ja tähtaega muuta. Aitäh. Suur tänu, kolleeg Rainer Vakra. Küsimusi alustame kolleeg Reina Eidmast. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Kui ma loen otsuse eelnõu, millega muudetakse siis punkti 5, siis selle lõpus on niisugused 5 sõna, mille järel tema volitused lõpevad. Ja vaat nüüd ma jään kõhklema, et vanakooli haridusinimesena, et kas seal peaks olema ikka 1 või 2 B-d, sest ma ei saa kuidagi endale selgeks teha, kuidas peaks olema volitused lõppevad, kui nad tegelikult lõpevad. Kuidas teie seda viimast sõna seal hindate? Aitäh. Väga hea, ma olen alati sellised eesti keele lingvistilised ja ortograafiast tulevad küsimused meeldinud. Ma arvan, et täpselt nii, nagu me oleme siin saalis ka varasemalt seda tõlgendanud, et 2014 aasta 7. aprill meie komisjoni töö volitused lõpevad ja see tähendab seda, et me anname üle aruande, mis tähendab omakorda seda, et rohkem see komisjon kokku ei tule. Aitäh. Palun, kolleeg Artoas. Austatud ettekandja, kui veendunud olete, et see komisjon tõepoolest te nimetatud kuupäeval oma töö lõpetab või peate tõenäoliseks, et seda pikendatakse jälle mõne kuu, poole aasta, 1 aasta võrra ja see ratas ei peatugi, või olete te tänaseks päevaks jõudnud sinnamaani, et olete veendunud, et alles jäänud aja jooksul on võimalik joon alla tõmmata ja see teema lõppenuks lugeda? Aitäh. Nii oma komisjonis kõikide liikmetega seda üheskoos arutades ja ka laiemalt siis arutades seda küsimust Riigikontrolliga, siis ma olen veendunud, et see on lõplik tähtaeg. Me põhimõtteliselt võime öelda, et me ei näe mitte mingit võimalust, kuidas seda veel 1 korra pikendada, nii et lühidalt vastates 7. aprilliks 2014 lihtsalt peab see aruanne valmis olema. Aitäh. Palun, kolleeg Kadri Simson. Aitäh. Mul on selline küsimus, et ma olen aru saanud, et teie komisjon otsib taga veel ühte olulist ütluste andjat ja te olete pöördunud nüüd mingite riigistruktuuride poole, kes aitaksid ärimees Matti üles leida.
et millistel viisidel te loodate nüüd riigi abil ta üles leida? Aitäh! Vastab tõele, tõepoolest me oleme pöördunud nii Välisministeeriumi kui ka Politsei- ja Piirivalveameti poole, et nad aitaksid meil leida kodanik ärimees Aleksander Matti, kes tõepoolest on olnud siis kõigist neist 28 inimesest ainukene, kes ei ole kohale ilmunud. Me püüame seda teha kõikidest meile seadusest tulenevalt võimete kohaselt, nii et oleme kirjutanud vastavalt abipalved kirjalikul teel, nii et loodame need ametkonnad meile vastavad ja annavadki igakülgset abi. Aitäh! Palun, kolleeg Kadri Simson, teine küsimus. Aitäh! Kas siseminister võiks Interpoli poole ka pöörduda, et abi saada? Aitäh! Ma arvan, et kõigepealt aitäh küsimus, ma arvan, et see on hea mõte, et miks mitte. Me võiksime oma komisjoni poolt paluda abi ka siseministrit isiklikult. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu, kolleeg Rainer Vakra, ja nüüd palun ettekandjaks kõnepulti põhiseaduskomisjoni liikme kolleeg Peep Aru. Palun. Lugupeetud esimees ja head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas Riigikogu otsuse muutmiseks esitatud eelnõu 511 OE 4. novembril käesoleval aastal. Ja algataja esindajana oli kohal Rainer Vakra, kes sõnas, et selle otsusega soovitakse VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks moodustatud Riigikogu uurimiskomisjoni töö tulemuse lõpparuande esitamise tähtaega pikendada ja määrata uueks lõpparuande esitamise tähtajaks 7. aprill 2014. Komisjoni moodustades oli töö tulemuse lõpparuande esitamise tähtajaks sätestatud 2. detsember 2013. Eelmine siin puldis esineja põhjendas, miks komisjon sellise algatusega välja tuli ja ma siin üle neid seletama ei hakka. Tegime mõned otsused. Kõigepealt otsused võtta see tänasel päeval siis täiskogu päevakorda, selle tegime konsensusega. Teiseks, esimene lugemine lõpetada otsuse eelnõul, siin oli poolt 4, vastu 2. Konsensusega võtsime vastu otsuse, et määrata muudatusettepanekute tähtajaks 15. november käesoleval aastal kell 16.00. Konsensus oli ka selles, et mina siin puldis olen ja konsensusega võtsime vastu ka sellise etteulatuva otsuse, et juhul kui eelnõu esimene lugemine täna lõpetatakse, teeme ettepaneku viia läbi lõpphääletus 21. novembril 2013. Aitäh! Suur tänu, kolleeg Peep Aru. Palun küsimus kolleeg Valeri Korbilt. Aitäh! Hea kolleeg, see lugu VEB Fondiga juba läheb pikka ajaga. Sa mõtled, et 7. aprillil lõpetab seda tööd üldse sellega või komisjonist, et jätkub seda aega või jätkub? Aitäh! No, teil on isikliku veendumuse kohaselt võimalik teha muudatusettepanekuid. Küll mina ka kasutan oma õigust, kui ma pean seda vajalikuks. Rohkem küsimusi ei ole. Veel kord suur tänu, kolleeg Peep Aru. Kas fraktsioonide volitatud esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoovi ei ole, läbirääkimisi ei ava. Määran eelnõule 511 OE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleval aastal 15. november kell 16.00. Eelnõu 511 OE esimene lugemine on lõpetatud. Head kolleegid, meie päevakord on ammendanud. Ootan siis homme teid siia saali. Istung on lõppenud.